hei Siim, siin võrdme hariliku murde ja järjestama neid siis. Ülesanne on, et meil on mingid harilikud murrud ja nüüd me peame panema nad sellisele kujule, et vasakul pool on kõige väiksem arv ja paremal pool on kõige suurem arv. Ehk siis siin on kõige suurem arv. Praegu need on pandud suvaliselt ja me praegu ei saa panna neid niimoodi sellisesse järjekorda, vaid me peame kuidagi nüüd saama võrreldavaks. Eelmises ülesandes tegime niimoodi, et me viisime need samale nimetajale. Et vaatame, kuidas see asi siin kord toimub. Et viisime samale nimetajale ja üks meetod oli see, et kui me pidime need kõik läbi korrutama. Ehk siis korrutame selle korda sellega, selle korda sellega, selle korda sellega ja selle korda sellega. Ja saame mingi tulemuse. Nii. Ma kustan täpid nüüd ära. Ja hakkan seda tegema siis. Kõigepealt võtame siit näiteks 4 korda 5. Teeme nii, et sa võid ise alguses proovida teha lahendused ülesannet täiesti ise ära, ehk siis panna nad õigesse järjestusse. Ja siis kindlasti ka tee seda mingi sellise kindla meetodi abil, mitte huupi pakkumine. Et kindlasti huupi pakkumine sa saad nüüd üsna kiiresti järjestatud, aga see tõenäoliselt kõik õiges järjestuses see nüüd väga suur ei ole, kuna nüüd on nii palju 5 tükki. Ja sa võid samuti kasutada seda eelmises videos kasutatud meetodit ja võid proovida ka kasutada midagi muud, ehk siis tuleb midagi muud pähe. Ma ise näitan sulle pärast ühe teise meetodi, mis on siis kõige kiirem nendest, eriti kui on väga palju arve. Ja aga no alustan kõigepealt sellega, võtame 4 korda 5, 4, ehk siis see on meie esimene meetod. 4 korda 5. See 20 korda võtame 9 järgmisena, 9 korda 9, nii, see võtab 180. Võtame järgmisena 12 paneme ka juurde, 180 korda 12. Nii, see võrdub 10 korda 180 on 1800 pluss 360 on 2, 1, 6, 0. Ja peame 15 korrutama, seda ma pääst tuli suuda teha. 2, 1, 6, 0, 15. Ja kui ma nüüd läbi korrutan, 30, 8 ja 10. See on siis 2, 1, 6, 0. Kokku liidan, see on 0, 0, 4, 2, 3. Ehk siis meil ühine nimetaja on 32400. Ja kui me üritame näiteks teha nüüd ühe arvu nendest sellisele kujule viia. Võtame näiteks siin, võtame siis kõige väiksem arv, võtame selle kollasega. Kollasega 3/4. Ehk siis me tahame saada 3/4. Tahame saada kujule see ruumine pisut on 32 400 midagi. Et me peame siia midagi, see on 32 400 ja me peame siia nüüd leidma mingi lugeja. Nii, kõigepealt siis me peaksime tegema nii, et võtma selle sama 32 400 ja jagama selle 4-ga. 32 jagatud 4-ga 8. See on täpselt 32, 8 ja 4 jagatud 4-ga on 1. Ilmselt üle saab isegi peast ära teha siis. Ja see on 8. Ehk siis 8100. Ehk siis me peame korrutama, kuna me korrutasime alumise osa, korrutasime 8100 läbi, et saada seda 32 400, siis me peame ülemise poole selle sama numbriga läbi korrutama. See on siis 8, 1, 0, 0. Ja kui me korrutame seda läbi, siis me peame uuesti tegema korrutusime. Ruumiga läheb pitsaks. Teeme läbi, see on 8100 ja see on vaja korrutada 3-ga. 0, 0, 3,
ehk siis see oleks 2, 4, 3, 0, 0. Ja selleks nüüd seda teada saada, siis me tegime ikka väga palju arvutusi, minu arust liiga palju. Sest et meil siin on ka päris suured arvutused, meil siin 30 000 ja 20 000 ja 800. Mulle tavaliselt ei meeldi sellised suured arvud, et nendega on tüütu arvutusi teha, et nii palju võimalusi viga teha, et kui mina sihukeste arvudega teeks arvutusi, siis ma läheks Excelisse ja teeks seal, sest seal on vähem võimalust eksida. Et mõtlen siis arvutamise sisulise osa teeb ära arvuti minu eest. Aga nüüd kui ikkagi õpetaja nõuab peas sellise asjad tegemist, siis ma näitan ennast lahedat viisi, kuidas seda teha nimetust lihtsalt, et sa ei pea väga palju vaeva tegema. Kui siis ei pea väga palju igasid tegema asju. Ehk siis me peame leidma vähima ühiskordse. Ehk siis see vähim ühiskordne on, et kus kõik need arvud, kui nende arvudega jagada seda arvu, mis meil on, see vähimat ühiskordset, ükskõik missuguse selle nimetajaga, siis me saame täisarvu. Ja see on kõige esimene nendest, kõige väiksem nendest, see on vähim ühiskordne. Ehk siis see on põhimõtteliselt väikseim nimetaja, väiksem ühine nimetaja, väiksem ühine nimetaja. Ja sellise arvu leidmiseks kasutatakse algarvu. Ma kirjutan siia alla nüüd algarvude kohta midagi. Et algarvud on siis sellised arvud, mida saab jagada täisarvudega ja saab jagada ainult ühe ja selle sama arvuga nii, et saaks tulemus ka täisarv. Ehk siis, kui me võtame näiteks 21 ja jagame selle näiteks 7-ga, siis me saame 3. Aga algarv on see, et me peame, et kui me jagame selle ükskõik mis arvuga peale tema enda ja 1, ehk siis 21 ja 1, ehk siis kõik arvud peale selle, ehk siis ka 7, peavad andma mitte täisarvulise vastuse. Ehk siis ma võin näiteks võtta siin 19. Kui me 19 hakkame jagama 11, ehk siis see on algarv. Kui me hakkame 19 jagama ükskõik missuguse arvuga, siis ilmselgelt me jõuame 19-ni ja me oleme kõik arvud ära proovinud ja need ei anna meile täisarvulist tulemust. Ehk siis 19 näiteks on algarv. Samamoodi on 1 on algarv, 2 on algarv, 3 on, võid Google'isse panna, siis saad väga palju vastuseid nendeks. Näiteks on 5 algarv, 7 on algarv ja nii edasi, ma rohkem ei hakka neid siia kirjutama. Ja ühesõnaga, me hakkame neid algarvudeks tegema. Ehk siis me otsime kõigepealt üles 9, missuguse algarvuga ta jagub, mis on kõige väiksem algarv, millega jagub. Võtame siit 2-ga jagu, 3-ga, 3-ga jagu. Ja 9 jagatud 3-ga on 3. Ehk siis meie tulemus, meie väikseim ühine nimetaja, väikseim arv, seda me peame saama jagada 3 ja 3-ga. Ehk siis 2 ja 3-ga me peame seda saama jagada, 2 korda on 3-ga jagada. Ja selle sama süsteemiga läheme edasi, ehk siis me võtame 4, võtame kõige väiksema algarvu, millega ta jagub, kõigepealt on 2 ja kui me 4 jagame 2-ga, siis jääme 2 alles. Ehk siis see arv peab jaguma mitte ainult 3 ja 3-ga, 2 korda 3-ga, vaid ka 2 korda 2-ga. 2 korda 2-ga peab ta jaguma. Võtame järgmise, 5 ilmselgelt ongi algarv, siis me peame siia kõrgtama 5. Ja võtame järgmise 12 jagatud esimese algarvuga, see on 2, alles jääb 6, 6 peame nüüd jagama veel edasi, see saab jälle 2-ga jagada ja alles jääb 3, ja 3 on algarv. Ehk siis, et 12 saada, me peame jagama 2, 2 ja 3-ga. See arv peab jaguma 2-ga, see arv peab jaguma teist korda 2-ga, see peab jaguma 3-ga. Aga nüüd me peame siia lisama, sellepärast et need on mul siin olemas juba, nagu sa näed. Ehk siis meil on olemas 3, 2, 2, nagu siin oli vaja 12 saamiseks. Ehk siis seda me ei pea enam juurde kirjutama, see on päris kasulik. See arv tuleb päris palju väiksem, see arv tuleb 12 korda väiksem. Nii, kui me 15 jagame, võtame, esimene on 3-ga ja teine osa tuleb 5 ja 3 ja 5. Ahaa, 5 on meil siin olemas.
ja nagu näed, 3 on meil ikka olemas. Et samamoodi me ei pea 15-ga seda arvu korrutama, sellepärast et selle põhimõtteliselt 3 ja 5-ga, siis 3 ja 5 on juba siin sees olemas, me saame korrutada seda väiksemat arvu juba 3 ja 5-ga, me ei pea neid siia juurde lisama. Ehk siis see vastus, see väiksem ühisnimetaja, mis meil on, see võrdub 3 korda 3 korda 2 korda 2 korda 5. 2 korda 5 on 10, korda 2 on 40, korda 3 on 120, 10, 20, 60, korda 3, 180. Lasin peas mingid arvud sassi. Ühesõnaga, meie väikseim nimetaja, ehk siis väikseim ühine kordne arv on 180, ehk siis meie muru nimetaja on alati 180. Ja nüüd üritame leida seda, siis tõmba siia jooned, et oleks eraldatud see. Nii, ja hakkame nüüd otsima üles sellele esimesele murule niimoodi, et oleks 180 nimetaja. Ehk siis meil peab olema 180 nimetaja. Ja teisel pool on meil 9 ja 180 jagatud 9-ga on 20, eks meil on 20-ga korrutanud. Samamoodi me peame korrutama 20-ga ka lugejat. See siis 4. Ja 4 korda 20 on 80. 80. Kas tuli veider? Samamoodi peame järgmise arvuga tegema. Ehk siis meil on 3 neljandikku ja 180 jagatud 4-ga. Ma arvan, et see on 45. Seda võid sa ise ka läbi teha lihtsalt kirjaliku jagamisega. Ma arvan, et see on 45. Sest, et 90 kraadi jagatud 2-ga on 45 ja see on 2 korda 90, ehk siis on 2 korda suurem, ehk siis on 45. Mul tuli siuke seos pähe. Ühesõnaga, kui oleme 45-ga korrutama, siis saame 180 muru nimetajaks, ja me lugejad korrutame, siis me saame 135. 135. Nii, ja me saame juba neid kahte võrrelda, et 80 on väiksem kui 135. Aga sellega veel ei ole läbi ja me peame edasi minema. Nii, 5. Nii, seal tuleb see jagatud 5-ga. 5 korda 4 on 20. See on siis korda 16 tõenäoliselt. Korda 16. Seda 5 korda 20 on 200. Ja kui me võtame 5 sealt maha 4 korda, siis me saame 20 tükki vähemaks neid. Ja 180. Ja kui me korrutame ülemise osa, siis me saame 64. Me saame seda arvu ka juba võrrelda teiste arvudega. Selline kaval meetod. Nii, ja võtame järgmise. Võtame 11 12-ndikku ja selle peame siis korrutama 80 ja 12-ga. No seda peast nüüd ei oska öelda. 5. Võrst see on 5. Okei, ma teen selle läbi lihtsalt. Kindla peale peaks. 80 ja 12-ga. See on siis 1, 12, peales 60 ja see läheb täpselt 5 korda. Ehk siis see on 15. Nii, ja 15 on siis ka siin. Ja kui me nüüd läbi korrutame, siis on seda 80. Siin on mul mingi viga. Siin. See 16 ei saa siin õige olla. See on 4, 36. Ehk siis see arvutus on ka vale. See on peab ümber tegema. Hea, et ma seda märkasin. No ma teen selle ümber. Nii, korrutama 24. 120.
240. 144. Nii, läheme tagasi selle alumuse juurde. Nii, 5, 11 korda. Seda saab peast teha. 10 korda 15 on 150, pluss 15 on 165. Nii, ja meil on jäänud veel mõni. Üks on veel jäänud. Mis varsti saame neid järjestada. 13 korda, ei tea, 13 15-ndikku. Kui me nüüd 15, siis on 12. Ja siin on 12. See võrdub siis 180 ja 13 korda 12. See on 140. 169 miinus 13, 156. Nii, 156. Nii, me oleme saanud kõik murrud lahti niimoodi kirjutatud, et neil on nimetaja 180. Ehk siis ma vaatan kõige suurema, kõige väiksema arvu kõigepealt, kõige väiksem arv, kõige väiksem, 80 ilmselgelt. Ehk siis ma saan kirjutada siia, jätan siis selle ala siin vastuseks, mis ei ole väga suur, aga paneme seega mitte midagi. Ehk siis on 80, ehk siis meil esimene on see rohelisega kirjutatud arv. Siis ma võin kirjutada siia 80, 180-ndikku. Järgmisena tuleb siin 35, 4, 25, 35, 135, 180-ndikku. Järgmisena tuleb meil 144, 180-ndikku. Siis tuleb 156, 180-ndikku. Ja viimane on 165, 180-ndikku. Ja need värvid vastavad ka nendele numbritele, ehk siis me võime kirjutada välja ka selle lõppvastuse, mida ma ise ei hakka kirjutama, ehk siis kus oleks see, et põhimõtteliselt oleks 4 9-ndikku, 3 4-ndikku, 4 5-ndikku, 13 15-ndikku ja 11 12-ndikku. Saime siis sellega ühele poole, mine harjuta, proovi tee ülesandeid. Ole tubli!